No nii, selle sama, vaata siia, selle sama parem haak, kuhu täpselt tabase? Right to the temple, ma arvan, et siia. Right to the temple. Oli niisugune kõva koht oli, et lõin veits käe isegi ära, tunnen. No vastasega tagaruumis me nägime. Te olite nagu vanad sõbrad edasi, leppisite kokku, et hakkate koos parrima. No tegelikult mina olen alati selline olnud, et me võime üksteist nokki lüüa, aga see ei tähenda seda, et ma vihkaksin kedagi. Et minu jaoks on see ainult üks näitemäng. Näidata, et mingi viha on kellegi vastu või midagi. See on halb energia. Minu isegi trennis ka, ma räägin kõigile. Teeme sparri niimoodi, et ma võin magama lüüa. Keegi võib mind magama lüüa, aga kokkuvõttes me teeme seda tööna ja me peame ju lihtsalt paremaks saama, peame lihtsalt kasvama. Ja sellele venele väga suur respekt selle eest. Kuidas selleks tööõhtuks ettevalmistus läks? Üle kivide ja kändude, eks oli väga palju takerdusi, aga millegipärast on niimoodi, et iga kord, kui on väga palju mingisuguseid tagasilööke, siis tuleb väga tulemus. Et see ongi see, et elu alati testib, et näitab, et ära anna alla, ära viska lusikat nurka, tee ära, tuleb väga kõva asi sellest. Et see nii hästi õpetab. Seda õpetas mulle Tyson Fury ka, et kui läheb väga raskeks, siis tuleb ainult gaas juurde panna. Et see võib tunduda, enamus inimestele tundub, et kuule, liiga palju asju tuleb minu kahjuks praegu. Sina oled kursis, mis asjadest ma räägin. Et see teine, kolmas on ja ikka mõtted on korraks peas, et kurat, äkki need on mingid märgid. Tegelikult need on lihtsalt märgid, et kuule, oled sa mees või ei ole. Tee ära ja on tehtud. No täna sa olid väga mees, nagu sa ütled, teeme ja tuleb. Tuli ja juba väga kiiresti. Kas see üllatusena ei tule võitlusportlasele kunagi, aga kas sa seekord kuidagi otsisid ja sihtisid, sa käisid ka ise korra pummuli ära? Ma ütleks, et tegelikult oli üsna raske tema vastu sellist tugevat vahetust teha, sellepärast, et ega ta mind oma range'i ei lasknud ja kui ma läksin, ma sain kohe karistada ka, kukkusin kohe ja siis oligi niimoodi, et ma põhimõtteliselt teadsin, et ma pean võtma midagi vastu seal ja ma pean lihtsalt lööma natukene tugevamini ja natukene täpsemalt ja õnnestus. No kommenteeri seda ka, no ta oli suurem poiss, sa varem ka meedias ütlesid, et teeb kõva häält ja palju suurem ka, et kui keeruline on nende endast, ütleme, peajagu suurema vennaga? No nagu näha, siis lõug on kõigil üks, et pea on kõigil üks, et lihtsalt on vaja seda pead puudutada tugevalt. See oli täpselt siuke poiss, et kui oleks talle pannud siukse lihtsalt ilusa tehnilise puhta löögi ilma jõuta, ta ei oleks kukkunud. Ja ta oleks tulnud edasi, sest ta oli sõdalane ikkagi. Ma nägin ta silmis seda, ta tahtis tulla. Ta tahtis võita. Ta tahtis tulla edasi. Teda oli vaja kõvasti lüüa ja täpselt. Nii et õigesti sai tehtud ja läks hästi. No me peame ära rääkima ka selle, kuidas need kindad üleüldsegi siia puuri täna sinu käest kõndisid. See ei olnud ju tegelikult kokku lepitud. Kokku lepitud olid boksikindad. Sa tulid siia majja teadmisega, et sa teed boksikinnastega 3x3 boksimatsi. Jaa, poiss oli nii suur, et ta lihtsalt kämlasse ei mahtunud, need 10 oot sõtisid ära. On kindel või üritasid lihtsalt ajada närvi teisest ruumist ja meie uku nürjendab? Ta oli suur poiss ka, ma millegipärast usun seda. Mul endal on oma käega alati see probleem, et alati mul ei lähe nagu käsi ei lähe rusikasse, kui panen selle 10 kätte. Ja ma tegelikult usun, et võib-olla tal olidki suurem kämmal lihtsalt, aga ma olen ise võistelnud niimoodi, et mul pole läinud rusikasse ja ma ei ole kunagi hädaldanud. Sellepärast mulle nagu ei meeldinud asi, aga ta pakkus, et tavai teeme 14 kinnastega, mis on ju suured sparringu kindad. Minu jaoks profimats teha sellistega ei ole nagu õige asi. Ma selgita seda ka, miks ei ole õige. Võib-olla kõik inimesed ei saa sellest aru, et 14-ga tähendab see mida? See tähendab seda, et seal on niivõrd palju polstrit peal, et seda knockouti sealt saada on peaaegu võimatu. Aga mina tahtsin kindlasti seda knockouti leida ja sellepärast pakkusime välja, et teeme MMA kinnastega. Kuna vastan on ka tegelikult originaalis MMA võitleja, siis tal oli kohe hea meel selle üle ja tema oli kohe nõus. Sul olid esimest korda? Ja mul oli esimest korda elus MMA kindad käes ja mulle tegelikult väga meeldib nendega, et nad on väga konkreetsed. No ja nüüd, mis õhtu ees ootab? Lähme sööme kõhu täis ja siis ma lähen naise juurde. Ja edasi, millal sind järgmisena puuris või ringis näeb? Pakkumisi on, ilmselt tuleb veel juurde, võtame kõige parema ja teeme hästi. Ja nagu ikka meil kombeks, me anname alati lõpumikrofoni ka selleks, et ütleme nendele inimestele, keda sa tunned seekord eriti selle fighti eelse perioodi eest ja kellele sa tahad öelda aitäh? Kellega sa seda võitu jagad? See kuulub muidugi ainult sulle, aga? Mul on minu tiimis, Power tiimi grupis on tegelikult ju mingi 50 inimest.
ma ütlen kõigile väga-väga sügava tänu, kes mind toetavad, aitavad mõtte, jõuga, kõigega, sõnaga, millega iganes. Ja loomulikult ka minu fännidele ja lähedastele ja kõigile, kes on minu poolt südames. Nii et ma ütlen teile kõigile suur aitäh!